Tere! Et väga tore on tulla sealt kõledast ja külmast Tallinnast, mille linnapea jäi hiljuti taaskord kiirusületamise vahele siia mõnusasse kevadisse Tartusse. Et mina olen Imre Antso Stratumist ja me aitasime Tartu linnavalitsust veidi Mommapissi raames välja töötatud ja läbi viidud liikumisuuringu koostamisel ning sellest tulenevalt siis liikuvuskava koostamisel. Et alustame siis päris algusest, et Mommapissi alana on määratletud siis suur osa Rocca tööstuspargist, mida ka antud uuring, mida ma edaspidi või selle ettekande käigus tutvustan ja ka liikluskava puudutas, et see Mommapissi ala on Rocca tööstusrajoonis ja valdavalt asuvad seal tootmishooned, et Mommapissi alasse jääb siis ligemale 400 ettevõtet, kus töötab ligikaudu 300 töötajat ja iga päev külastab seda 3500 külastajat ligikaudu. Ehk siis tegemist on Tartus ühe olulise piirkonnaga, kuhu on koondunud suur osa töökohtadest, samas kuna seal ei ole nii väga elukohti, ehk siis elanikud saabuvad piirkonda erinevatest linnaosadest ja väljaspoolt ka Tartut, siis toimub päevas suur liikumine. Kui me vaatame nüüd Tartut, siis tegelikult Annelinn, kus elab suur osa Tartu elanikest, asub suhteliselt niimoodi Mommapissi ala lähedal, ainult et jõe tõttu on see liikumine mõnevõrra pärsitud. Antud uuringu ja liikuvuskava eesmärgiks on siis mõjutada või eelkõige esimese hooga selgitada sealsete ettevõtted, sealsete töötajate liikumisharjumused, hoiakud ja suhtumised ning koostada kava, mis aitaks siis neid hoiakuid muuta, suurendada ühistranspordi ja kergliikluse osakaalu ning seeläbi vähendada ka transpordi keskkonnamõju ja ka mõju ühiskonnale. Selle kava koostamine oli siis laias laastus selline 4-etapiline protsess, mille esimeses etapis siis kirjeldati seda Mommapissi ala, vaadeldi, mis seal tehti, mis on funktsioonid ja kuidas sinna inimesed ja kust sinna inimesed liiguvad. Teises etapis viidi läbi siis küsitlus. Kolmandas etapis arutleti sealsed probleemid, teemad ja võimalikud tegevused läbi ning 4. etapina siis koostati liikuvuskava. Et oma ettekandes ma enamasti rõhun või niimoodi vaatlen seda uuringu osa, põgusalt käsitlen ka liikuvuskavas kavandatud tegevusi. Küsitleti siis või küsitluse metoodika koosnes või jagunes 8, et esimeses etapis saadeti sealsete ettevõtetele välja elektrooniline ankeet, millele paluti vastata. Saadud vastused siis vaadati läbi ja hiljem pöörduti juba personaalselt nende ettevõtete poole, kes ei olnud seni vastanud. Et kokku vastas ankeetküsitlusel 497 inimest, töötajad sealt piirkonnast, mis moodustab siis umbes 18% kogu töötajate arvust, ehk ma arvan, et see tulemus on täiesti piisav, et analüüsida ja anda selliseid hinnanguid inimeste hoiakute ja suhtumise kohta ning kavandada tegevusi, mis aitaksid siis soovitud eesmärkideni jõuda. Küsitluses osalenud jagunesid pea võrdselt, naisi oli natukene rohkem kui mehi ja enamik inimesi olid 31–50 aastad ehk siis sellises keskmise töölise eas. Et noori 21–30 aastaseid oli veerand ja vanemad kui 50 aastaseid oli ka kuskil viiendik. Enamik vastanutest ehk 75% olid tartlased, 25% olid siis väljaspoolt Tartut. Kõige rohkem väljaspoolt Tartut pärit töötajaid oli pärit Ülenurme vallast ja Luunja vallast. Samas, kuna see ala ise
on suure mõjuga, siis tegelikult on suhteliselt palju inimesi üsna kaugelt, nii Lõuna-Eestist kui tegelikult ka põhja pool Tartut, teistest maakondadest. Enamik või nii-öelda suur osa vastanutest olid kas kontoritöötajad või töölised, et juhtivtöötajaid ja müügiesindajaid ning omanikke oli mõnevõrra vähe. Kontoritöötajad ja müügiesindajad olid enamasti või suuremas osas naised, samas töölised ja juhtivtöötajad olid pigem mehed. Huvitav, et see Euroopa tööstuskaup, seal on tööstuse osa kolmandik või jah, eks seal on selliseid teistsuguseid ettevõtteid ka, et on nii müügiettevõtteid kui teenindusettevõtteid suhteliselt palju tegelikult, et eks see avaldab nagu oma mõju ka sealsele jaotusele. Nii. Töötajad siis enamasti töötavad nii-öelda sellisel tavapärasel tööajal või mida meie mõistame tavapäraselt, ehk siis lähevad hommikul 8 või 9 tööle ja siis lõpetavad tööpäeva seal 5 või 6 paiku, et vahetustega töötajad moodustasid siis ligikaudu 15–16%. Osadel on tööaeg paindlik ja osadel kindel selline tööaeg puudub, et ta läheb parasjagu siis tööle, kui tal on vaja või tuju tuleb, või on siis kas osalise tööaega. Vahetusega töötavad pigem siis tööealised ja kontoritöötajad ja müügiesindajad ning juhid töötavad pigem siis nii-öelda sellel tavapärasel tööajal. Kui nüüd määrata seda tööaega, siis on väga olulisel kohal ka nii-öelda ületundide tegemine või kui kindlalt piiritletult inimese tööaeg on ja selgub, et ületunde teeb ligikaudu kolmandik, aga täpselt ei uuritud, millise perioodilisusega ületundide tegemine toimub, et see jäeti rohkem vastanu enda hinnanguna öelda. Ületunde pigem teevad rohkem kontoritöötajad ja juhid ning töölised on rohkem nii-öelda oma tööajaga peavad hakkama saama ja saavad ka. Päeva jooksul siis liigub umbes 42%, ehk siis need on need inimesed, kes töötavad Rocca tööstuspargis, aga nende tööülesannete täitmiseks on vaja nii linnas kui ka Eesti ulatuses ringi liikuda ja ligikaudu siis 58% vastanutest töökohalt päeva jooksul ei lahku, ehk siis need hommikul suunduvad Rocca tööstusparki tööle, kui parasjagu neil tööaeg algab, ning õhtul siis koju. Rohkem liiguvad taaskord kontoritöötajad ja juhid ning lihtsalt töötajad on pigem paiksed. Töölähetustel ligikaudu pooled ei käi mitte kunagi ja enamasti töölähetustel ei käi töötajad. Töölähetustel käivad enamasti siis kas kontoritöötajad või juhid. Ja vähem kui kord kuus käib töölähetustel 33%, ehk siis ligikaudu kolmandik. Ülejäänud siis kas kord või 2 kuus käib 13% ja rohkem kui kord nädalas käib 6%. Enamasti käiakse töölähetustel autoga. See tähendab tegelikult seda, et autoga, et need distantsid on suhteliselt lühikesed, ehk siis enamasti käiakse töölähetustel kas Eesti piires, bussiga käib ligikaudu veerand, lennuki ja rongi osakaal töölähetuste nii-öelda teostamise hulgas on suhteliselt väikse rolliga seal. Kui me nüüd vaatame, et mis liiki autoga käib, siis enamasti kasutab autot töölähetustel mehed. Mehed üldjuhul ühistranspordiga töölähetusele ei lähe. Et naised kasutavad valdavalt siiski ühistransporti või pigem ühistransporti ja autot siis vähem.
Selles suhtes märkus ka, et kui teil tekib küsimusi, et siis võite alati sekkuda ja küsida, et ma käin suhteliselt kiirelt need üle, et võib-olla mingisugused huvitavad aspektid või mis võiks teile huvi pakkuda, et jääb esimese hooga täpsustamata. Kui me nüüd vaatame, mis liiki transpordivahendi kasutusvõimalus inimestel on, siis tegelikult ligikaudu 2/3 ütles, et tal on auto kasutamise võimalus Rocca tööstuspargi töötajatest. Jalgratas on ligikaudu 1/4, mitte 1/4, vaid 40% ja ligikaudu 20% on ühistranspordi kuupilet. Et see iseenesest juba, kui me läheme nüüd edasi nende vastustega ja analüüsiga, et siis see tegelikult avaldab ka mõju ka otseselt liikumisviiside jaotusele ja olulisel määral ka tegelikult hoiakutele. Liikumisviiside jaotusest siis ligikaudu 60% Rocca tööstuspargi töötajatest suundub ja käib tööl autoga ja kui me lisame siia veel juurde reisijana 6%, siis ligikaudu 2/3 Rocca tööstuspargi töötajatest kasutab tööl käimiseks autot, et see on suhteliselt suur osakaal. Iseenesest on ta mõneti mõistetav selles suhtes, et Rocca tööstuspark asub mõneti elupiirkondadest eemal ning kuna küsitleti valdavalt täiskasvanud inimesi, siis nende autokasutuse osakaal on keskmisest suurem. Selgus ka see, et 91% autoomanikest kasutab tööl käimiseks ka autot. Ehk see näitab seda, et kui inimesel on auto, siis ta autot ka kasutab. Ja autostumise roll autokasutuse koha pealt on väga olulise tähtsusega. Et kui kasvab ka autostumine, siis see toob paratamatult kaasa tegelikult ka autokasutuse kasvu. Et autokasutus moodustab enamuse liikumistest sõltumata ametikohtadest. Samas töötajad, lihttöölised kasutavad rohkem ühistransporti kui juhid ja kontoritöötajad. Et juhid ja kontoritöötajad kasutavad ühistransporti üsna harva. Samuti kasutavad mehed ühistransporti, naistest oluliselt vähem. Hooajalisus olulisel määral liikumisviiside valikut ei mõjuta, et ligikaudu 92% sealsetest töötajatest ütles, et ta kasutab nii suvel kui talvel sama transpordiliiki ja hooajalisus mõjutab eelkõige siis jalgsikäiku ja jalgrattakasutust, aga eelkõige siis talvel ja halve ilmaga pigem eelistatakse jalgsi ja jalgratta asemel ühistransporti, mitte siis autot või selles autokasutajad sõltuvalt aastaajast ühistranspordile ega jalgrattale ja kergliiklusele üle ei lähe. Mul on küsimus, et see ühistranspordi üks häine asjad on see, et see on suurepärane ühendus. See on päris mitu. Selleni me tegelikult jõuame ja inimesed ei ole sinuga mitte üldsegi päri. Okay. Nii. Autot kasutatakse valdavalt siiski üksi. Ligikaudu 1/3 vastanutest reisib koos siis kaasreisijaga. Ja kaasreisijaga sõidavad pigem naised. Mehed üldiselt autot kasutades sõidavad üksi. Kui me nüüd vaatame kombineeritud liikumisi, siis kõige enam kombineeritakse tööalase liikumisega poest läbi käimist. Ehk siis õhtusel perioodil koju tulles käiakse poest läbi. Laste kooli ja lasteaeda viimine on oluliselt väiksema osakaaluga ja samamoodi vaba aja veetmise või otse sportima minekut ka eriti ei harrastata. Poes käivad jälle pigem naised. Mehed käivad pärast tööd poes siis, kui nad on koos saatjaga. Et üksi sõitev mees sõidab töölt otse koju.
poest läbi väga sageli ei käi. Nii, nüüd... Kuidas see vastus enamast põhjendatakse seda autoga töökäimist sellega tõhtuma poest läbi käia? Ja pärast läheb ikka otsa kõrge? Jah, see on see põhjenduste otsimise küsimus tegelikult sageli, kui me jõuame kas pärast sinna hinnangute juurde, siis mulle näib, et sageli need põhjendused on nagu suhteliselt suurel määral otsitud. Isegi kui me vaatame seda tabelit, mis näitab elukoha kaugust töökohast, siis tegelikult enamik inimesi elab elukohast 1–3 kilomeetri kaugusel. Ehk siis see on distants, mis tegelikult, kui me lisame siia kuni 1 kilomeetri kaugusel elavad inimesed, ehk siis mis on moodustatud 2/3, ehk see on siis distants, mida tegelikult on mugav läbida ka kas jalgsi või jalgrattaga, aga etteruttav võib öelda, et hoiak nii-öelda soov jalgrattakasutuse järele on nagu väga väike. Et tegelikult see asustuse struktuur ja inimeste elu ja töökohtade seost annavad sellise hea võimaluse just kergliikluse osakaalu suurendamiseks, aga tänasel hetkel see nii-öelda hoiak või valmidus kergliiklust kasutada on siiski suhteliselt vähene. Iseenesest distantsid ei anna mingit põhjust eeldada, et autokasutus võiks nii suur olla, et ehk siis see autokasutus on pigem täna põhjendamatu ja eelkõige seotud sellega, et inimesel on auto juba olemas ja siis, kui nad on auto olemas ja tal võib-olla päeva jooksul tekib veel liikumisvajadust või nii-öelda on vaja liikuda, siis ta kasutab seda, aga need distantsid, mida läbitakse, on väga lühikesed. Kas see on nagu selles anekdoodis vanast, et naisele kodus ütlen, et lähen autoga tööle ütlen, et lähen autoga poodi, aga tegelikult lähen raamatukokku ja õpin. No võiks olla niimoodi. Et see raamatukogus käimine väga välja ei tulnud, aga ma ei uurinud ka seda. Et samamoodi, kuna distantsid tegelikult jäävad väga lühikeseks, siis samamoodi jääb ajakulu kodust tööle jõudmiseks, samamoodi töölt koju jõudmiseks väga lühikeseks, et kuni ligikaudu pool Rocca tööstuspargi elanikest või me saame seda taandada Rocca tööstuspargi töötajatest jõuab tööle siis kuni 15 minutiga ja kuni pool tundi läheb siis lisaks veel 40% inimestest, et enamasti kuni 15 minutiga jõuavad tööle siis kas autokasutajad ja kergliikluse kasutajad, et ühistranspordi kasutajatel läheb veidi kauem aega. Töölt koju jõudmiseks läheb aega natuke rohkem just seotud selle kombineeritud liikumisviisiga ning umbes kolmandik siis jõuab kuni 15 minutiga koju ning umbes lisaks veel siis 40% kuni 30 minutiga, siis käiakse kaubandusasutusest läbi, minnakse koju ja selle tõttu see reisi pikkus mõnevõrra kasvab. Küsitluse käigus siis paluti hinnata ka liiklusprobleemide esinemise sagedust. Ligikaudu pooled siis leidsid, et liiklusprobleeme esineb suhteliselt sageli, aga väga teravalt seda probleemi siiski ei peetud. Kusjuures ilmnes, et ühistranspordi kasutajad hindavad tegelikult liiklusprobleemide tõsidust ja esinemist mõnevõrra tõsisemalt või suuremalt kui autokasutajad. Autokasutajad hindasid üldiselt olukorda suhteliselt heaks. Nüüd me jõuame sinna, et mis on inimese jaoks olulised liikumisviisi valikukriteeriumite määramisel ja kõige enam toodi välja just mugavust, et ligikaudu või üle poolte pidas seda väga oluliseks, samamoodi liikumisvabadus. Ehk siis need on need kaks märksõna, mis tegelikult tänasel hetkel mõnevõrra nii-öelda annavad eelise autokasutusele ja võrreldes näiteks siis ühistranspordiga. Samas raha säästmine on väga paljude seas samamoodi oluline, ainult et kui me võrdleme ja edaspidi tuleb ka täpsema
see nii-öelda joonis, siis autokasutus ja raha säästmine omavahel väga hästi nagu kokku tegelikult ei lähe. Sõidu pikkus on olulise punktina ja vähem pingeid, et need on need märksõnad siis, mille alusel kujundatakse enda liikumise harjumusi, kas kasutatakse kergliiklust, autot või ühistransporti. Ja üsna ees on tegelikult ka nii-öelda ühistranspordi puudumine. Kui sa lubad, ma küsisin, et sul on nagu see kogemus olemas, et need valikukriteeriumid ei olegi ju alati ratsionaalselt sellised absoluutselt, et kui me nüüd räägimegi sellest ratsionaalsusest ja autokasutusest, siis mul on alati meeldinud tuua üks näide Saksamaalt, kus sõitsin ühe professoriga tema uue autoga, õigemini tema oli ostnud selle kasutatuna. Selline keskmise suurusega auto, kohalik ülikooli professor ja ta ütles, et ta ei saa endale uut autot lubada, et palk ei võimalda seda. Et see on see nii-öelda hoiakute erinevus, et eestlane on ebaratsionaalselt suure nii-öelda valmis oluliselt suurem osa raha oma sissetulekust kulutama transpordile kui näiteks kesk-euroopalane või arenenud riikides. Et millest see täpselt tuleb, seda on raske hinnata, aga nii see tänane olukord on, et see vahe sissetulekutes ja transpordikuludes on mitmekordne eestlaste ja teiste rahvuste seas. Ja samamoodi, kui me räägime sellest ratsionaalsusest, siis seesamane distants tegelikult täna ei anna mingit ratsionaalset põhjust, miks peaks seda autot omama või seda igapäevaselt ka sellisel määral kasutama. Et sa ei anna otsest nii-öelda ajalist efekti, kas või näiteks jalgrattakasutuse eest, rahaliselt tuleb veelgi kahjulikum ja seal on nagu muid aspekte veel, mis tegelikult tänasel hetkel autokasutust väga mugavaks ei tee. Just, ja tegelikult kui on ostetud auto, on makstud kõik need maksud sealt pealt, siis see, kui inimene arvestab kulu liikumisele, siis ta arvestab kulu ainult selle kütuse peale. Ja siis ta hakkabki võrdlema selle kütuse hinda, kulu ja pileti hinda, jättes kõrval kõik need muud kulud tegelikult seal. Ja siis võibki tekkida selline, ma ei taha öelda, et väära arusaama, aga selline pettekujutel, et justkui auto kasutus oleks umbes sama kallis või mõningatel juhtul isegi odavam kui ühistranspordi oma. Et see päris niimoodi ikkagi ei toimi. Nii, autokasutuse eelisena eelkõige toodigi välja siis mugavus ja liikumisvajadus, et seda rõhutati kõige rohkem, samamoodi rõhutati kiiremat transpordivõimalust. Ja nii-öelda oluline on sihtkohti jõuda, ehk tal on otse ühendus, ta ei pea arvestama siin ka kas ümberistumistega või konkreetsete aegadega. Samas keskkonnasäästlikkus tänasel hetkel ei ole oluliseks argumendiks. Et iseenesest, kui me vaatamegi neid samu hoiakuid, neid liikumisviiside ja valikukriteeriumeid, et need annavad meile kätte need lähtekohad, millele me peaksime tuginema, et me saaksime hakata inimeste hoiakuid muutma, käitumist muutma ja mille koha pealt me peaksime hakkama nende teadlikkust tõstma. Hoiakutena on samamoodi siis rõhutatud nii-öelda see sihtkohta, jõudmise kiirust, hiljaks jäämine see on rohkem nagu ajaplaneerimise teema tegelikult, aga eks see autokasutus annab mõningase suurema kindluse, kuna sageli on tekkinud kujutused justkui busside hilinemistest ja ütleme sellest suurest ajakulust näiteks ühistranspordi kasutusel. Valitud transpordivahendi tohiks siis lisapinget tekitada meil oluline kriteerium ja nii-öelda rahulikult sõitmine ja avanevaid vaateid imetleda. Kus te neid vaateid imetleda? Vot ma ei oska seda öelda. Vadejõele näiteks. Vadejõele, et lihtsalt inimesed niisama ringi ei sõida ja uusi kohti vist on siin Tartus ka kohalikel enalikel väga raske avastada. Nii. Kui me jõuame nüüd selle sama kulude kohani, siis tegelikult
kergliikluses kulub kõige vähem inimeste sissetulekuid, ehk siis ligimaudu 3/4 kergliikluskasutajatest on igakuine kulu transpordile vähem kui 15 eurot. Samas ühistranspordi kasutajatel on transpordikulu kuni 15 eurot umbes 40%, samas kui me vaatame nüüd neid autokasutajaid, siis autokasutaja kulu, igakuine kulu transpordile on oluliselt suurem võrreldes teiste transpordiliikide. Kui me läheme nüüd sinna tagasi sinna inimeste valikukriteeriumite juurde, mille järgi ta kujundab enda hoiakuid ja seal oli kolmandana välja toodud see raha säästmine, siis siin teatud selline ebakõla tekib, et see annab aimu tegelikult sellest, et inimene otsib mõningaid õigustusi enda autokasutuseks või põhjendusi, et miks ta seda peaks tegema, kuigi reaalne elu talle seda otset kätte ei anna. Kas see loogika võib sa väga olla, kui ma selle auto juba olen ostnud, et siis mida rohkem kasutustunde tekitan, seda madalamaks ma viin selle ühe kasutustunni maksumust? Noh, need on need jah, nii-öelda teised kulud, ehk siis igasugused hoolduskulud nähtavasti on läbisõidu pealt, aga kas või samal kindlustus ja kõik võimalik muud kulud. Et see on rohkem jälle selline pettekujutelm tegelikult, et nii hooldus kui rehvid, kui igasugused kas või autopesu, et see on sõltud suuresti läbisõiduga. Nii, samas hinnang ühistranspordile on autokasutajate hulgas suhteliselt negatiivne, et ligikaudu pooled autokasutajad peavad ühistranspordi kättesaadavus või kasutusmugavust väga kehvaks ja rahuldavaks peab siis lisaks veel ligikaudu 40%, et ainult umbes 15% autokasutajatest hindab ühistransporti pigem positiivselt. Samas nii kergliiklejad kui ühistranspordi enda kasutajad on ühistranspordi olukorraga mõnevõrra rohkem rahul, siiski on siingi rahulolematust, et ehk nähtavasti samane rahulolematus ja suurel määral ka tegelikult teadmatus autokasutajate hulgas mõjutab ka ühistranspordi kasutatust, sest koguni 33% autokasutajast tegelikult tunnistas, et ega ta väga ühistranspordi kättesaadavusest või kasutusmugavusest suurt ei tea, ehk ligikaudu kolmandik autokasutajatest ei ole ühistranspordiga väga kursis ja see mõjutab nendel ka tegelikult valikukriteeriumit. Kas ma saan siit tabelist õigesti aru, et kergliiklusega ei ole rahul 30%? Ei, tegelikult see on kergliiklejate hinnang ühistranspordile, et selles suhtes võib-olla on halvasti sõnastatud, aga need on nii-öelda lahku võetud kergliiklejate hinnang ühistranspordi, bussikasutajatele hinnang ühistranspordile ja autokasutajate hinnang ühistranspordile. Aga te eraldi ei hindanud seda, et kuidas kergliikleja suhtub renditeenusest või autokasutaja? Põhimõtteliselt on ta olemas, jah, praegu me ei ole seda nii-öelda teinud. Selles suhtes tahan öelda, et see andmestik on väga rikkalik, mis meil on, et antud projekti raames seda niimoodi annab teha väga põhjalikult ja tegelikult mul on väga hea meel, et see selle projekti raames selline küsitlus üleüldse tehti, sest see on selline nii-öelda liikumisuuring või inimeste hoiakute uuringu tegemine on suhteliselt haruldane just seotuna mingisugune tegevusplaani koostamisega. Ja see tegelikult see peakski olema nii-öelda üks osa igasuguste kavade, planeeringute, tegevusplaanide tegemisel, et rohkem keskenduda nende samadele välja toodud küsimustele, rakendada selleks vajalikke tegevusi, et kahjuks Eestis on suhteliselt sellelaadsete uuringud tegemine suhteliselt projektipõhine ja ebaregulaarne, et ta võiks olla nii-öelda rohkem järjepidevam ja see samane uuring tegelikult, kui need tegevused, mis on tegevuskavas kavandatud, saavad rakendatud, et võiks olla või peaks olema nii-öelda korduvuuring, et siis näha, missugust efekti need tegevused on saavutanud. No tahaks nagu kommenteerida hästi vaatama see, kas kolmandik bussisõitjatest ei ole rahul sellega, et
kuidas sõidavad bussis ja massis nagu? Ei, seal on pigem teised aspektid ja selle juurde me jõuame ka peagi tagasi, et millega nad täpselt rahul ei ole. Et siin ongi see küsimus, et eestlane on suhteliselt kritiseeriv, isegi kui olukord on väga positiivne. Et tegelikult võin öelda, et nii Eestis tervikuna kui tegelikult ka linnade ühistransport, kui me jätame nüüd need uuselamu piirkonnad välja, on siiski suhteliselt head ja suhteliselt hästi kasutatavad. Et käisime hiljuti Tampere regioonis, kus tuli samamoodi välja, et tegelikult maakonna liinivõrku selline seal ei toimi, sest ei ole lihtsalt kasutajaid. Et seal põhimõtteliselt ongi kooliliinid ainult, kes maapiirkonnast siis toovad lapsed kohale, ülejäänud sõitmised teevad nad ise selle autodega. Et meil on tegelikult täna see kasutaja olemas ja tegelikult tuleks võib-olla rohkem keskendu selle kasutaja enesehinnangu tõstmisele isegi. Et võib-olla täna ongi see ühistranspordi kasutaja mõneti tunnetab, et ta on kuidagi jäänud ühiskonnas vaeslapse ossa ja võib-olla, et justkui nagu ühiskond või tegelikult ka kohalik omavalitsus võib-olla väärtustab teda mõnevõrra vähem, et ta näeb uusi teid siin ja uusi autosid mööda sõitvas, et pigem võib-olla rohkem keskendugi sellele, et mis on ühistranspordi positiivsed küljed ja tegelikult neid külge on ju hästi palju, et no ma ikkagi järgnevalt oma bussiga sõidan, siis püüan naeratada. Ma usun ka, et proovi naeratada, et see tekitab kindlasti palju elevust. Jääb meelde vähemalt teistele reisijatele. Tegelikult, kui nüüd me jõuamegi selle valmisolek või hoiakute juurde, et iseenesest inimeste valmisolek ühistransporti kasutada on üsna suur. Et üksnes 28,4% ütles, et nemad sinna bussi jalga ei tõsta, mis iganes põhjusel, et ju talle meeldib tema auto, et iseenesest auto on ilus asi ja seda võib armastada küll, aga samas veerand ütlesid, et nad on nõus ühistransporti kasutama igasuguste täiendavate tingimusteta, ehk siis tegelikult see veerand näitab väga selgelt, et inimeste rahulolu on olemas, kui eriti kui uurida, et mis vajaks nagu parandamist. Ja parandamist tegelikult vajabki siis sõidugraafikute sobivus tööaegadega ja ümberistumiste võimalus. Et ülejäänud muud põhjused jäävad juba mõnevõrra väiksemaks. Samas jälle siin jõuame selle raha küsimuse juurde, et kui toetatakse ühistranspordi kuupileti ostmist, et nähtavasti see on ikkagi seotud pigem siis madalama sissetulekuga inimeste puhul ja samamoodi bussipeatuste paiknemine. Või on see lihtsalt see õigluse nõue, et bensiini kompensatsiooni? Jah, ei loomulikult seal on neid erinevaid põhjuseid, miks see välja kujuneb selline hinnang, et see on ka enda sooviks siiski tööle mulle. Jah. Ta küll ei maksa, aga sa ikkagi aasta-aastalt loomad. Et iseenesest jätke see number tegelikult meelde, et siin oli ka küsimus tasuta ühistranspordi koha pealt, et selleni me veel jõuame, et millist mõju avaldaks tasuta ühistranspordisüsteemi rakendamine inimeste liikumisvajaduse kujundamisena. 4% rohkem kasutavad. Me jõuame sinna. Nii, ja ühistranspordis siis vajabki kõige teravam probleem ongi graafikute ja sõidusageduste teema, et graafikud oleksid sobivad, bussid väljuksid piisavalt sageli, et ei peaks palju ootama ja samamoodi suur ajakulu. Ja jälle jõuame sinna pileti hinna juurde, et iseenesest need märkused ja märksõnad hakkavad nagu kattuma. Nii. Sõidugraafikute teema sai eraldi küsitud ja ligikaudu pooled siis ei ole, ligikaudu poolte vastanute hinnangul ei vasta praegusel sõidugraafik nende vajadustele. Sealjuures väga suur osa praegustest ühistranspordi kasutajatest tunnistas tegelikult, et sõidugraafik ei ole neile sobiv. Et selles suhtes sooviti, et sõidugraafik
sõidugraafikuid tuleks korrigeerida ja iseenesest tehti seal küsitluse käigus ka mitmeid ettepanekuid, et need on linnal olemas, eks siis ja nende nii-öelda ettepanekute põhjalt sai kavandatud ka vastavaid tegevusi. Kuid nüüd me jõuame siis sinna tasuta ühistranspordi teemale, et uuriti, et siis kas või millist mõju avaldaks, kui Tartu linnas võetakse kasutusel tasuta ühistransport, siis ainult 8% ütles, et nad on nõus autokasutusest loobuma. Muidugi 50% ju ligikaudu 50% ütles, et jah, ma kasutan autot edasi, aga ma võib-olla teinekord sõidan bussiga. Et see on nii ja naa, et see on pigem on nii-öelda positiivne pool, aga nähtavasti ta nende harjumust ei muuda ja 41% ütles, et tehke mis tahate, bussipilet, tasuta bussipilet ei mõjuta nende valikuid ja liigub nii, nagu praegu liigub. Et selles suhtes seda tabelit on väga huvitav vaadata praeguse nii-öelda Tallinnas kavandatava muudatuse valguses, et sealne ootus on mõnevõrra suurem, kui see reaalsus võib saabuda. Aga ma kahtlustan, et need 8%, kes ütlevad, et ma loobunud auto kasutamist, siis tegelikult see on suhteliselt raske uskuda seda. Aga nad vähemalt on lubanud seda. Nii, siis uuriti ka nii-öelda seda auto jagamist või car sharingut ja tegelikult 60% ütlesid, et nad on nõus töökaaslase peale võtma või mitmekesi sõitma, et iseenesest selle valmisoleku taustal on suhteliselt raske öelda, et miks seda praegu ei rakendata. Et ju siis ei viitsita nähtavasti organiseerida, et või jah, ei osata või ei viitsita või seda on suhteliselt raske öelda, aga iseenesest valmisolek on nagu väga hea, inimesed on nõus, aga nad ei tee seda, milleks nad valmis on. Kaugustöökohast on kasutanud väikeid, aga ta on kellegi 50 minutit seal sättima seda üht aega meile minna, see on niisugune. Eks ta on jah, et... Kui 15 minutit kohale jõuad ja teeme 5 minutit, siis see muudab muu tööle jõudnud aega. Jah, nähtavasti toimiks see ühe ettevõtte siseselt ja kõige parem toimuks siis, kui on nagu suur ettevõte, kus näiteks Annelinnast tuleb rohkem inimesi, siis saavad nad seda ise täpsemalt seal paika panna, aga kui on väike ettevõte, kuskil 10 inimest, igaüks elab erinevast linnaosas, siis ta sellisel kujul nähtavasti ei toimi. 20% siis oli tahavad üksi sõita, et nad ei taha kedagi sinna kõrvale võtta ja 12,4% siis rõhutasid nii-öelda sellist majanduslikku stiimuli vajadust selleks. Jalgrattakasutus või valmisolek jalgrattakasutuseks oli täiesti hämmastavalt suur või valmisoleku puudumine. Arvestades veel seda, et tegelikult distantsid on jalgrattakasutuseks, igapäevaks jalgrattakasutuseks optimaalsed. Et ühistranspordi oleks valmis kasutama, inimesi oleks valmis auto peal võtma, aga jalgrattaga inimesed ei ole millegipärast nõus tööle minema. Ainult ligikaudu veerand siis avaldasid valmisolekut ja viiendik siis väitsid, et kui oleks rohkem jalgrattateid, nad oleksid ohutumad, siis nad kasutaksid jalgratast. Et nähtavasti selle sama 42% vastanutega tuleks tõsisemalt tegeleda, et mis põhjusel neil see valmisolek puudub. Need põhjused on seal ju enam-enam löönud. No jah, need on midagi puudu. Need on jah, nähtavasti see jalgrattateede teema on üks küsimus. Samas, siin tulebki tegelikult määrata, et milline on nii-öelda see otsitud põhjus ja milline on siis see reaalne põhjus, et miks ta ei kasuta. See on niimoodi, et see on lihtsalt nagu see linna legend, et meil ei ole siin seda ja sellist. Aga mine edasi. Tegelikult on hea puhata. Tegelikult on hea see puhata. Nii, ja siis nendel... Siin võib-olla on see, et seal võib-olla on sellised töökohad, mis nõuavad päeva jooksul palju füüsilist koormust. Ja võib-olla siis ei viitsi nagu
ja võib-olla seal ei olnud niisugust vastust ka nagu välja pakutud, et umbes, et kui ma elaksin Hispaanias ja kogu aeg oleks niisugune mõnus ilm või ma ei tea Inglismaal, kui oleks kogu aeg sobiv kliima näiteks, midagi niisugust. Aga lasta jah, see on nähtavasti suurel määral seotud ka nende hoiakute teemaga üleüldse. Et lähtuvalt siis nendest järeldustest ja uuringu tulemustest sai koostatud nii-öelda liikluskava ja see sai jaotatud sisuliselt 4 teema alla, milleks on siis jalgratta kasutamine, jalgsi käimine, mobiilsuse juhtimine, ühistransport ja teadlikkuse tõstmine, et kõik on nii-öelda selle ühe eesmärgi nimed ja tegevused jaotati siis nii-öelda 8 või 3 prioriteetsuse grupiks, millest siis esimesed on tegevused, mida kavandatakse selle sama Momabis projekti raames ja osaliselt ka rahastatakse ning teise ja 3. prioriteedi tegevused siis, mida rakendatakse nii-öelda üleüldise transpordipoliitika ja planeerimise käigus hiljem. Ja teemade kaupa siis nii-öelda esimese hooga kavandati tegevused jalgratta kasutamise parandamiseks nii-öelda juurdepääsetavuse ja ohutuse auditeerimine, jalgsi jalgrattaga liiklusohtlike olukordade ohutustamine, jalgrattahoidlate paigaldamine Tunordi, Sepa Keskus ja Eesti Posti juurde, mobiilsusjuhtimise all siis juurdepääsetavuse ja ohutuse auditeerimine jalgsi jalgrattaga, ühistranspordi alla siis paindlike transpordiliini teostavusuuring, liinide graafikute siis muudatuste kavandamine ja rakendamine, ehk siis see on see oluline teema, muuta ühistranspordi sõidugraafikud reisijatele sobivamaks ning teadlikkuse tõstmise all siis on ühistranspordi ümberistumiste kaardi koostamine, Rocca tööstusrajooni alale juurdepääsukaardi koostamine ja teadlikkuse tõstmise suunatud kampaaniad ja tegevused. Ning pikas perspektiivis on siis jalgrattateede arendamine, ühistranspordi paindlikkuse tõstmine, nii-öelda ootetingimuste parandamine ja reaalajasüsteemi rakendamine ning siis nii-öelda inimeste teadlikkuse tõstmine erinevate kampaaniate kaudu. Et iseenesest need tegevused on kavandatud, määratud ka teatud finantsid ning oodatud eesmärgid, et just nende eesmärkide ja nii-öelda mõju ulatuse määramiseks tuleks siin täpsemalt edaspidi ka uurida, et kas nendest konkreetsetest tegevustest ja sellisel viisil, sellise suunaga kavandatud tegevustest on ka reaalset mõju või tuleks veidi lähtekohti ümber muuta. Et minu poolt praegusel juhul kõik, et kui on küsimusi, siis on paras hetk. Kui küsimusi ei ole, siis võite koju minna. Kas te analüüsisite seda ka, et näiteks kui palju võib olla neid nii-öelda otsitud põhjuseid nagu välja tuli, et bussigraafikud on ebasobivad, jalgratta teid või jalgratta teid on nii vähe? No me iseenesest ei hinnanud seda, et millele tema seisukoht nagu tugineb. Eks see tahab täpselt määrata, kas iseenesest see ankeet, mis sai koostatud ja mille juures Tiia oli siin väga suureks abiks, et ei ole koostatud. Et selles suhtes see oli nagu põhjaks selle projekti poolt, nagu juhtpartneri poolt nagu põhjaks, et ta oleks nagu võrreldav erinevates riikides, et kuidas need hinnangud ja hoiakud nagu varieeruvad. Mulle tundus, et vähe oli küsida, mis ta arvates sellest see on loomulikult oluline küsimus, aga kuna see samane ankeedi vorm oli tegelikult ette antud, siis ta mõnevõrra nagu piiras seda nähtavasti. Näiteks eelmine kord, mis päevapäevast kuulsin väga nõus. Sõber ütles, et mina olen kodu väga sisimine, sest naine midagi käsitsi, sest naine avastas, et see mõjub väga hästi välja. Käsis liipine vikata, aga töö kohe mulle nüüd filmiga käsis vikata. Minu pere avastas see talv, et ilmselt mõjub ka lume viskamine
Kajamaa. Ja tõepoolest Tallinna riiki liikudes oli niisugune kõik, et põhiselt lähevad tund naised. Kirve ei tunne alati, et selles mõttes hea asja, et soovile naistele, kui soovib Eestile. Kus kohas me elame? Ma mõistagi küsima. Ei, kui me räägime naistele sellist aga kuidas see oli, et seal oli, et 2/3 peaaegu käis siis kuni 3 kilomeetri kaugusel tööle, aga Annelinn jääda tegelikult kaugemale. Tegelikult siis see Annelinnast tulijate protsent ei olegi nii suur, kui see pidevalt nagu kostub. Iseenesest meil on see Annelinnast tulijate protsent on seoses ühe ühistranspordi uuringuga nagu teada, aga ma praegusel hetkel jäin veidi ajahetke selle ülesotsimisega. Et no, üks asi on see nii-öelda kilometraaž, et on nii-öelda tunnetuslik, jah, see on see tunnetuslik, et ta võib mõni natukene varieeruda, aga iseenesest see tunnetus see annab seda, et autoga on väga hea tööle sõita, kus sa 5 kilomeetri asemel arvad, et see on 3 meetrit. Täiesti võimalik, selles suhtes me otseselt nagu jah ei kaardistanud tema liikumisi, aga jah, kindlasti seal on see tunnetuslikkuse osa ka sees, et jah. Jaa, sellised tehnoparke vajatakse seda täna üle Eesti ja ütleme, tänapäeva vähem, eipskuule rohkem. Et saada kindlasti on kaasatud nii mõnesse arendusse, et kuidas teie kogemus on, et mis on need transpordilahendused, mille peale, kui me võtame sellist tööstuspiirkonda kui teatud tüüplahendus, siis millised on tüüptranspordilahendused? Üldiselt transpordilahendusi nende projektide raames nagu väga üleüldse selliste nii-öelda tehnoparkide rajamine on suhteliselt samamoodi selline etapiviisiline, ega seda keegi niimoodi läbi ei mõtle, et seal antakse nüüd võimalus mingile krundile midagi rajada, millal see parasjagu toimub, seda keegi ei tea ja tegelikult ei mõtle ka läbi seda juurdepääsu seal. Ja seetõttu ta paratamatult jäädki sageli autokesketeks ja enamasti nad pannakse kuskile nii-öelda suurte teede äärde, et see on logistiliselt autoga kergesti juurdepääsetus, aga liinivõrgu või ühistranspordi kavandamine sinna on samamoodi suhteliselt keeruline ka planeerija poolt. Samamoodi ta ei suuda seda mahtu hinnata ja siis ongi nii, et suured tootmisettevõtted hakkavad lõpuks ise oma töötajaid vedama just selle sama kulude koha pealt ja tegelikult ruumi koha pealt, et suured ettevõtted ei ole neid töötajate autosid kuhugi tegelikult sinna panna. Aga iseenesest ega keegi tänasel hetkel seda täpselt ei planeeri küll. See on üllatav, et iseenesest kogu selle tööstuspargi tehnoloogia kontseptsioon ongi selles, et sa lood teatud keskkonna juba valmis teenustega ja siis sinna tekivad need ettevõtted on väga lihtne juba istutada oma tehast või oma ladu või mis iganes, aga see keskkond ise on see, mis müüb. Kui see keskkonda peale lakernapostide ja asfalteeritud sõiduteed rohkem ei ole, see on tänane olukord. Ma arvan, et teravam probleem veel on nende uuselamu rajoonide juures, et kus ongi pandud elektrikapid sinna kuhugile põllu peale ja ise vaata, kuidas sinna saad praegu või tulevikus. Et see on loomulikult selline terviklik planeerimise küsimus. Aga minu poolt siis kõik ja ilusat õhtut teile.